Head kuulajad, head vaatajad, Mehed hakkame elama podcast on taas teie südames koha sisse võtnud või õigemini tagasi tulnud külla. Aga täna mul on hea meel võõrustada liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusjuhti Henek Tomsonit. Tere, Henek! Tere, Kaidar! Tere, kuulajad! Mul on hea meel, et sa oled siin. Aga enne, kui me hakkame rääkima liikumisest, harrastusest ja kompetentsist, räägime korra sinust. Mis mees sa oled ja kuidas sa ise ennast tutvustaksid? Lühidalt kokkuvõttes ma olen hetkel triatloni harrastaja. Ma olen hetkel isa rollis. Ja kui ma peaksin ennast iseloomustama inimesena, siis ma olen väga seiklusjanuline, ehk siis varasemalt olen näiteks teinud 3000 kilomeetrise matka läbi jalgsi ja üleüldiselt mägedes päris palju seigelnud, et see on siuke lühike kokkuvõte. Mis tööd sa teed selles kompetentsikeskuses? Mis see tähendab, et sa oled teadusjuht? Teadusjuhi rollid on siis riiklikul tasandil koordineerida, planeerida uuringuid, mis võimaldaksid teha siis teaduspõhiseid otsuseid poliitikakujundajatel ja et võimalikult kvaliteetsed oleksid need nii-öelda tõenduspõhised lähenemised, mida me siis katsetame. Nii et see, kui WHO ütleb, ma ei teagi, mitut minutit ta täpselt soovitab liikuda, mingi 150 minutit nädalas umbes keskelt läbi. Just 2,5 tundi. Jah, et see on siis teaduslikult tõestatud ja mõõdetud ja uuritud number. See on jah, aga kui nüüd öelda täpselt, siis teadus ei ole absoluutsete tõdede selline paradigma, vaid see tähendab seda, et see on parim teada olev hetkel, aga tegelikult 2,5 tundi, see on ka selline mõõdik, mis enamusele on kättesaadav, aga tõendid näitavad, et rohkem on tegelikult kasulikum tervisele, mis tähendab seda, et see ei ole see kõige parem punkt, aga ta on vähemalt enamusele vastuvõetav nädalas. Nii et see on selline hea alguspunkt, kus just liikumist alustada. Et kui sa tahad teada, et kui palju teha, siis võtta see 2,5 tundi ja hakka sealt edasi mõtlema. Just, ja võib-olla endale isegi lihtsamaks mõelda see, et pool tundi näiteks igal nädalapäeval, et siis on endale võib-olla lihtsam see kuidagi harjumus tekitada. No, me oleme siin saadetes ja ma ise olen, kui mu käest küsitakse, inimesed arvavad, et ma tean üht-teist, aga eks ma olen väga paljude tarkade meestega ja naistega rääkinud, et liikumine, see tähendab seda, et selg läheb natuke niiskeks. On mul õigus olnud? No, ütleme nii, et kui sa ütled tugitoolis inimesele, et nüüd alusta liikumist, alusta treeningut, et siis ma isegi nii karm ei oleks, et selg peab kohe märjaks minema, vaid lihtsalt esimene samm on oluline, et saaks sellest uksest välja, see oleks kõige olulisem. Ja sealt edasi me võime rääkida mõõdukast intensiivsusest ja väga intensiivsest, siis, mis ajab hingeldama, mis ajab higiseks. Aga jah, et ei tasu nagu ära ehmatada, et nüüd kohe peab trenni hakkama lammutama. Aga hüppame korra sinu isiku alguspunkti, et milline pere oli see, et öeldakse palju, et ma ei liigu sellepärast, et mu pere oli siuke. Teine ütleb jälle, et mu pere oli, ma ei tea, istusid tugitoolis, sõid peekonit ühe ja teise käega ja vaata, mina liigun küll. Kuidas sinul oli? Milline see sinu stardipositsioon oli? No mina olen maalaps Saaremaal üles kasvanud. Kala. Sõrvesääres. Ja minul on üks eredamaid mälestusi enda lapsepõlvest ongi esimeses klassis, siis ma käisin maakoolis, pärast seda ma läksin tegelikult linnakooli, aga elasin ikkagi maal. Aga esimeses klassis ma mäletan nii hästi, kui meil öeldi, et me ei saa ennem lõunasööki kätte, kui me oleme viimase kadaka ümber ära jooksnud ja tagasi jõudnud koolimaja juurde. Et see on nii eredalt meeles kuidagi, et me tegime seda regulaarselt ja seal ei olnud küsimust, et kas keegi jaksab või et mis selle asja mõte on. Kõik tegid ja pärast oli see isu selle võrra ka parem. Ja see on see maalapse siis nii-öelda olemus, et
et ise tuleb töid teha, ise tuleb hakkama saada, liikumised, et minna sõprade juurde ja nii edasi, et selles mõttes mul on liikumise pisika on väga varajasest saati on sisse juurutatud juba. Aga millal see asi sul siis nagu päris tõsiseks minema hakkas, et kui sa ütlesid, et sa oled teinud pikki matkasid 3000 kilomeetrit, sa oled ilmselt mitte ühe Ironmani teinud, ma kujutan ette, et kuidas sa jõudsid sellesse faasi, kus kadaka ümber jooksmisest, lustist sai selline, ma nüüd mõtisklen selle üle, ma tean, mida ma teen, ma tean, mida ma soovin, liikumine? Ütleme, meie jaoks ka üldiselt, ma arvan, ühiskonnas on hästi oluline, et lapsed käiksid huviringides ja samamoodi ka minuga juhtus siis nii, et ma käisin jalgpallitrennides ja ühel hetkel siis sellest jalgpallitrennist või sellisest ka nii-öelda koos tegemisest kasvas välja see, et tahaks nagu mingit sportlikku tulemust näha ja siis ma liikusin vaikselt jalgpalli pealt rohkem siis vastupidavusaladele, jooksmisele ja kergejõustikule ja siis ühel hetkel lihtsalt kui ma olin umbes 16-17, siis ma läksin rohkem võistluskesksemaks. Et ma väga varakult ei spetsialiseerunud, aga ma läksin tegema ikkagi tulemusi ja 18-aastaselt siis juba läksin jooksma maratoni esimest, et Berliinis lausa siis. No see on ilus maraton, seal on start vist on Brandenburgi väravate juurest ja ma ei tea, kas Vinis ka. Jaa, väga äredalt meeles. Kihvt koht, kus joosta. Aga kas ma saan õigesti aru, et sinu liikumise armastus ikkagi sai sellest lapsepõlve lustist ja mängulisusest alguse, et sinu liikumise harrastus on selle jalgpalli juures, mis ju tegelikult väga paljudele meeldib? Ma ütlen küll nii palju, et ma käisin huviringis jalgpallis, aga samas minu elu oli üldiselt liikuv, et jalgrattaga siia-sinna sõpradega me liikusime koos ja igatpidi tegime ise endale korvpalliväljakuid, tegime ise endale suusaradasid metsade vahel, et see oli palju seikluslikum kui see ainult üks nii-öelda jalgpalliring, et jäähokiväljakut ma mäletan, me ehitasime reaalselt metsade vahele, kus olid need talvised jäätunud tiigid, me tegime seal kiiruisuradasid, et selliseid asju, see on see, millest me räägime, kui me räägime, et see õuekultuur on nagu mõnes mõttes ära kadunud pärast seda nutiekraani tekkimist. Selle jutu pealt ma tahaks küsida, kas sa oled sündinud aastal 60? Ei, tegelikult 91. No vot, siis järelikult on lootust, ma olen 10 aastat sinust varem ja mulle kõlab see kõik tuttavalt. Nii et igatahes, aga ütle, kui me täna, tegelikult me täna proovime saada oma lapsi liikuma, neid samu poisse, tüdrukuid, et kus see on, et ma ei kujuta ette, et nad paljud hakkaksid endale seda hokiväljakut ehitama, nad pigem vaatavad otsa, et äkki viite mind kuskile trenni ja ma tahaks seda teha või siis ei vaata üldse, ei küsi üldse mitte midagi. Paar näidet, et mul endal on 5-aastane laps. Täpselt, õige küsimus, mis sa teed? Et näiteks me küll räägime sellest, et meil lapsed ei ole võistluslikud, aga liikumisrööm on väga oluline komponent, aga samal ajal ma ütlen, et enda lapse pealt ma näen küll seda, et tegelikult mingi eani see võistluslikkus on üks motivaatoreid, aga loomulikult siis ühel hetkel tekib see äralangevus nagu suures pildis, et kuskil 10-13 vahel tekib murdeiga ja siis on see huviringi nagu huvi kaob ära. Aga ma ütleks, et mis ma ise teen, on see, et näiteks 2 päeva tagasi just läksin oli kiire tööpäev ja tekkis tunne, et ma ei jõua enda trenni ära tehagi, et mis ma nüüd teen, onju. Ja siis ma läksin otse kodust läbi, vahetasin kiirelt dressid selga, läksin lasteaeda. Mul on kuskil 2,5 kilomeetrit kodust lasteaiani ja tagasi, onju. Ja joostes lasteaeda ja siis laps käib hetkel kelguga, et iga päev toome kelguga ta ikkagi lasteaeda ja proovime selle teekonna ka siis liikuvaks kujundada. Ja siis ma jooksin tagasi niimoodi, et mul oli selline vöö ja ma panin selle kelgu endal vöö külge ja siis nii-öelda vedasin teda ja mõtled küll, et ta istub seal, aga tegelikult ta peab oma keha kogu aeg nagu kaasa töötama, kui sa jooksed samal ajal ja kui sa liigutad sellel nii-öelda trajektooril. Ja võib-olla veel üks lahendus, mis meil on hetkel olümpiamängud,
meil oli eelmisel nädalal lasteaias olid laste olümpiamängud. Sellised talimängud, kus näiteks nad meisterdasid ise endale kurlingu jääjupid. Siis oli seal see jääkate ja veeretasid neid kurlingu nii-öelda kuule, veeretasid torbikute juurde. Et minu arust siuke fantastiline näide sellest, kuidas kogukond peab ise ka kaasa töötama, et lastel tekiks need huvid ja saaks proovida erinevaid alasid. No ma tahaks öelda, et üldiselt kui ma enda peale mõtlen, siis tegelikult selle igapäevaelu ja ütleme, et tuua oma igapäeva rutiini, see liikumine, nagu sinul on seesama lasteaeda minek, ma olen selles ülikehv. Et mulle tundub, et ma tahaks tegelikult ühte manuaali, et tegelikult needsamad näited, mis sul on olnud, et kas meil on, sa tead riigis, mis meil on, kas meil on selliseid, et kuidas ma seda oma igapäevaelu liikumist saaksin ma ei tea, paremini mõtestada või aru sellest. On meil olemas mingid töövahendeid? No see on hetkel kusjuures üks meie prioriteetseid suundi, et väga erinevatel sihtrühmadel oleks tööriistakastid, oleks kohalikel omavalitsustel tööriistakastid ja et oleks ka spetsiifilistel haridusasutustel, näiteks lasteaedadel, koolidel oma tööriistakastid, et mida kõike saaks ära teha selleks, et me ei viiks enda lapsi ukse ette autoga ja siis räägime sellest, et nad on ülekaalulised ja liiguvad liiga vähe, on ju. Et selles mõttes hetkel ma võin rääkida rohkem siis sekkumistest, mis on võib-olla laiemalt ka nagu teada. Üks näide on siis näiteks Seiklustel aegas, mis on siis Tervise Arengu Instituudi selline pilootuuring erinevates lasteaedades, kus nad lisaks liikumisele siis sihivad ka tervislikku toitumist, uneaega, vee joomist ja selliseid tervislikke käitumisi. Kui me läheme koolide juurde, siis on kindlasti tööriistakastid on juba paljudel olemas ka, et näiteks liikuma kutsuval koolil, neil on täiesti selline selge koduleht, kus on parimad praktikad ka välja toodud, mida koolis siis teha. Kas või alustas sellest, et kuidas sa kooli jõuad kuni selleni, et mis sa õuevahetundides näiteks teed, et see oleks süsteemsem ja võib-olla hõlmaks rohkem kooli, et üle pooled või peaaegu pooled koolid Eestis on kusjuures liikuma kutsuva kooli võrgustikuga juba ka liitunud, mis näitab, et see on võtnud Eestis väga suure ja mõjusa mõõtme. No see on see koht, kus need lapsevanemad, kes praegu kuulavad meid, saavad teha kontrollküsimuse koolis, et kuidas meil sellega seis on. Ja ma ise tahaks veel rääkida sellest, mis meie sihtasutusel on käesolevast aastast töös, on siis Sportkoolis, mis on selline projekt, kus esimese ja teise klassi lapsed saavad katsetada erinevaid spordialasid. Ja tulevad siis spordiklubid koos treeneritega ja viivad koolipäeva sees ellu ütleme selliseid mängulisi kaasavaid treeninguid. Ja meie nagu see huvi on siis see, et just nende vähemate võimalustega ja võrdsed võimalused oleks kõigil osaleda siis ja saada see kogemus, eks ole. Ja see on selline suur projekt, kus siis võiks see järjest kasvada see mõju samamoodi, et ta täiendab seda liikuma kutsuva kooli nii-öelda kontseptsiooni, kus on koolipäeva sees väga palju erinevaid komponente, aga nüüd see huviharidus on meil selline lapsekingades, et riigina peaksime ka rohkem sellele tähelepanu pöörama ja toetama seda, et kõigil oleks see võimalus, mitte ainult nendel, kellel on vanematel see võimalus pakkuda. Lapsevanemana ma olen näinud, kuidas lasteaedas teevad Tallinna spordiklubid tööd, et tegelikult käivad need jalgpalliklubid, käivad judo oli väga-väga tõhus, kes käis ja riburada pidi teisi ka. Mul oli väga kahju, et purjetamine lasteaeda ei jõudnud, aga see on suur selline tööpõld, et tegelikult liikuda sedamoodi, mis sulle meeldib, ühesõnaga teha seda, mida sa armastad, mis sul nagu tuju heaks teeb, sellest on lihtsam kinni hoida. Et tuleb lihtsalt see õige ala leida. Kui me räägime sellest, üks kurb statistika on see, et kui me vaatame neid, kes on reservväelased, ma saan aru, et sa oled ise ka reservväelane ja sa oled olnud just hiljuti õppusel ka. Ja eelmisel sügisel. Räägime nendest meestest, kes sinna jõuavad. Mis pilt sul avanes, kui sa sinna kohale jõudsid? Statistika, ma kontrollin, kas ma mäletan õigesti, et 10-st 3 teevad ära selle kehaliste võimete kontrolltesti.
Jah, esimesel korral. Suurusjärk on õige. Noh, kuna ma olen nii palju ise selle statistikaga kokku puutunud, kus meil on meeste tervis on kehv ja ütleme, kutsealused siis ei täida norme ja nii edasi, siis mul oli endal selline professionaalne skeptitsism, et minnes sinna kordusõppusele, et äkki nüüd ongi kõik ülekaalulised ja siis kehvas vormis keskealised seal koos ja et mis siis saama hakkab, kas neid üldse annab nagu, kuna mul oli ka see jao nagu juhtimise roll, siis et kas üldse annab neile midagi seal juhendada. Aga tead, ausalt öeldes ma ütlen, et mehed ise on riigikaitsesse tõsiselt suhtumas ja mulle see nagu selles mõttes meeldib, et me nagu tiimidena või sellise nii-öelda meeskonnana ikkagi tahame ühte ja sama asja. Nüüd, kui ma sinna kohale jõudsin, siis loomulikult meeste võhm saab, noh, ütleme, minuga võrreldes saab ikkagi suhteliselt kiiresti nagu, ma ei ütle, et otsa, aga vähemalt see stressitase, kui me oleme näiteks suurte seljakottidega pimedas, vihmas ja muus sellises keerulises keskkonnas toimetamas, kus tuleb samal ajal keskenduda ka operatiivülesannetele, et siis, et see nagu selline psühholoogiline efekt on kindlasti olemas, on ju. Ja seetõttu, noh, ongi, et miks me tahame üldse mõõta neid kehalisi võimeid ja selliseid füüsilisi näitajaid, ongi see, et me saaks nagu seda operatiivülesanded paremini täita, et see ei ole lihtsalt see, et kas ta on ülekaaluline või mis nagu probleem on selle nii-öelda tervisega, vaid päriselt me ei suuda sõjaaja ülesandeid täita, kui meil on mehed stressis. Nii et kehva vorm on ikkagi nagu riigikaitseline küsimus. Absoluutselt ja ma usun, et see on jõudnud ka rohkem ühiskonnas nagu pilti, aga jah, meil on vaja, ma arvan, julgemaid samme selles kontekstis, et päriselt mehed tunneksid huvi rohkem nagu sellele ka keskenduda, et liikumine ja kehaline võimekus paremaks läheks. Ütle mulle sina oma kogemusest, sa ise oled üsna selline pigem üle keskmise harrastussportlane, eks ju. Et kas on lootust? Kas on võimalik kehva vormi parandada? Ma ütlen või räägin ühest uuringust, mis kunagi läbi viidi. 5 20-aastast meest pandi 3 nädalaks voodisse lamama. Mis sa arvad, mis juhtus nende, kui palju nende näiteks siis hapniku tarbimine, maksimaalne hapniku tarbimine muutus allapoole siis läks? 30%. Väga lähedale, et selline 26-27% kukkus. Ja mis on selle uuringu juures väga huvitav asjaolu on see, et 40 aastat hiljem mõõdeti neid samu mehi uuesti ja leiti, et 40 aastat vananemist oli samaväärne kui see 3 nädalat voodirežiimi. Ja mis mõlema sellise mõõtmise juures oli oluline, et nad suutsid selle halva vormi pöörata uuesti väga heaks, aga see eeldab regulaarselt füüsilist koormust ja see ongi see töö, mis meil tuleb nüüd nagu ettevõtte ja ära teha, et kõik mehed mõtleksid sellele, et see ei ole lihtsalt, et kuidagi lihased lähevad suureks ja nüüd mul on rohkem jõudu, vaid see on päriselt selline terviseseisund, et sul läheb elus kogu kvaliteet läheb paremaks, sa töötad paremini, sa suudad perega rohkem kvaliteetset aega veeta, sul läheb nagu üldse tervikuna ka elus läheb inimesena paremini, kui sa oled füüsiliselt heas vormis. No inimesed saavad aru sellest, et üldiselt mis on see seks ja surmahirm ja sellised tugevad tungid, et kõik see läheb paremaks. Elad kauem ja naudid naudinguid paremini ja ma ei tea, tööl läheb paremini ja kõik see enesekindlus. Ja noh, ma tooksin ka selle asjaolu välja, et meil on tervena elatud aastad ja circa selline 1/4 elust me elame seal lõpus Eestis statistiliselt siis haiguste või tervisemuredega, et me suudaksime seda ka tegelikult nihutada oluliselt kaugemale, sest meil riiklik statistika ütleb, et südame-veresoonkonna haigused on number 1 surmapõhjuseid, ehk siis kogu see südame-veresoonkond, see ju ongi tegelikult aeroobne töövõime, vastupidavus ja ma ütleks, et meestele nagu ka naistele.
hästi oluline lihtsalt 2 suurt asja saada elus paika, vastupidavus ja jõud, nagu rohkem polegi vaja mõelda. Vastupidavuseks sa pead tegema aeroobset tegevusi, kas see on siis seesama higistama ajav intensiivsus, ja jõutreeninguks on ju, sa peaksid mingit sellist raskust kas siis keskkonnas proovima näiteks mäkke tõusudega harjutama või siis ongi jõusaalis päriselt välise raskusega harjutuste tegemist, et need 2 suurt asja, kui on juba paigas, siis jõuad nii palju kaugemale, et ma räägin ühe huvitava näite selles kontekstis, et ma kunagi õppisin Norras 2 aastat. Ja seal oli üks teadlane, kes ütles, et ta käis ühel seminaril ja tegi siis ühele 60-ndates eluaastates mehele, kes oli seal publiku hulgas, tegi siis ettekande ja siis ega ta seda meest enam ei mäletanud, aga tuli kuskil 5 aastat hiljem tuli ühte uuringusse ja siis ta pani selle mehe siis jalapressi tegema. Ja see mees tegi 260 kilogrammi jalapressiga. Noh, kes teab, see teab, aga ütleme nii, et mina tervisesportlasena, kes on teinud mitmeid kordi Ironman triatlone, pikamaa üritusi, siis mul on see lagi kuskil seal 160-180 juures äkki. Et see annab selle võrdluspildi, aga siis see teadlane oli ka nagu hämmingus, et kuidas see on võimalik, et see on ju erakordne saavutus, et selles vanuses ka veel, kus meil öeldakse, et füsioloogiliselt sul hakkab ikkagi 30-ndatest hakkab see langus ja igal aastal kuskil 10% näiteks aeroobne võime siis kahaneb, samamoodi jõunäitajad lähevad alla suunaga. Aga 260 kilogrammi ja siis ta küsis sellelt mehelt, et mis sa siis nagu täpsemalt teed või kuidas sa selle vormini oled jõudnud. Ja siis mees ütles, et nojah, et te käisite ju kuskil 5 aastat tagasi mulle ettekaadet tegevus, et 2 korda nädalas peab jõutrenni tegema ja maksimaaljõudu ja ma siis võtsin kätte ja hakkasin tegema kodus. Kodus? et see on väga huvitav jah, et suutis sellise seisundi endale tekitada, et väga funktsionaalselt ka oluline on eriti vanemas eas, kus on kukkumiste risk ja kogu see teema ka veel lisaks. Ühesõnaga mulle tundub, et mitte mingeid nagu vastunäidustusi liikumisele nagu üldiselt ei ole, et ma olen oma töös ka väga palju puutunud kokku erivajadusega inimestega ja meestega, et tegelikult on põhimõtteliselt ju võimalik liigutada väga erinevas konditsioonis inimesi. Ja ma ütleks ka, et meil tegelikult puuetega inimesed ja erivajadustega inimesed on reeglina samad printsiibid kehtivad, et seal on küll teatud nii-öelda kohandused, et olenevalt sellest seisundist, aga kasutegur nii füüsilisele kui vaimsele tervisele on uuringutes läbiv teema, et see tuleb alati välja. Räägime sellest, mida uuringud siis näitavad, et ma saan aru, et teil on värskeid uuringuid ja me võime vaadata siis, kui pikka seda aja nagu arengut, et kui palju me võime vaadata, et kas me võime rääkida, mis toimus 10 aastat tagasi või 5 või ava natukene? Jaa, et ütleme, meie uuringuid on rohkem 10 aastat nüüd tehtud selles raames. See on siis uuring, te uurite, kui palju Eesti inimesed ja seal hulgas mehed liiguvad? Et ma räägin siis täpsemalt meie kompetentsikeskuse tellitud liikumisuuringust elanikkonna seas ja meie huvi on siis teada saada üldse, kui sagedasti liigutakse, kui siis nii-öelda, mis see koormusmaht on, kui palju siis nädalas liigutakse, siis seesama Maailma Terviseorganisatsiooni 2,5 tundi, me teame ka seda protsenti ja siis lõpuks kõik need käitumise nii-öelda küsimused ka, kus näiteks, et kas kasutate nutiseadmeid selleks, et toetada enda liikumist, kas teie kodu läheduses on need liikumisvõimalused olemas, et kõik need asjad on seal uuringus olemas, aga kui rääkida päriselt numbritest, siis huvi spordi ja liikumise vastu on isiklikus plaanis nagu on inimestel suur, aga me ei jõua tegudeni sellisel määral, et praegu on siis WHO normidele vastavalt liigub 46% elanikkonnast, ehk siis see 2,5 pluss tundi, see on siis vähem kui pooled saavutavad selle soovituse.
Aga samas see trend on olnud ülespoole, mis tähendab seda, et aasta tagasi oli kuskil 41%, enne seda oli 40%, mis tähendab seda, et trend on ülespoole, aga riigina me ei saa kuidagi rahul olla, sest meie eesmärk on Põhjamaade tasemele jõuda, mis tähendab seda, et 2/3 elanikkonnast liiguvad, ehk siis 67% peaks saavutama selle normi. Aga kui vaadata seda arengut, et kas see aastane areng või kui te olete teinud 10 aastat seda, et kas see tendents, et kui jõuliselt see on muutunud ja kas võib ka nagu näha seda, et kuhu see murrangupunkt jääb, et kas see on, ma ei tea, see viimase aasta jooksul või siis kirjeldage natuke seda tendentsi. Tendents on see, et ma paraku pean sellest COVID-i kriisist ka rääkima, et mitte ainult meie uuringust, aga ka üldisemalt on tulnud välja see, et see ikkagi jättis oma jälje sellesse statistikasse. Ehk siis, kuigi teatud määral seal tekkis ka see efekt, et inimesed päriselt läksid välja, kuna oli siis lockdown ja ei saanud nagu koos asju teha, vaid mindigi nagu välja matkama ja nii edasi. Aga näiteks ongi sellised tervisespordiüritused ja nendel osalemine siis tänu sellele teatud määral kukkus ja see huvi ka siis osaleda näiteks viimase 12 kuu jooksul tervisespordiüritustel. Aga suures pildis, mida me oleme trendina näinud, on see, et neid, kes liiguvad siis 2,5 pluss tundi ja võib-olla isegi seal 5 tunni lähedale, ehk siis need, kes tüüpiliselt käivad treeningutes, on siis mingisugune jõusaali nii-öelda programm või midagi muud, et nende osalejate arv on kasvanud. Seda me siis näeme enda uuringute pealt, aga me näeme ka siis spordikoolituse ja teabe sihtasutus koos siis enda spordiregistriga kogub andmeid organiseeritud spordi kohta ja need on läinud ka aastast aastasse ülesse, mis tähendab siis organiseeritud harrastajate arv on tõusuteel ja kasvamas. No see on seesama, miks suurtel estolopet on ju talvine suusasari, eks ju, pikamaasõidud, et seal on ikkagi tuhanded inimesed tahavad sinna tulla ja ootavad neid hetki. Aga võib-olla ütleme, mis on tõsine mure ja see on, ma arvan, et meil ühiskonnana teemaks on noorte vaimne tervis, et seda me kaardistasime ka seal uuringus ja paraku on see nii-öelda noorte vaimne tervis mitme erineva nii-öelda mõõdikuna, siis enesekindlus, ärevuse tekke, kõik need mõõdikud näitavad ka seda, et nad on nii-öelda sellest täiskasvanu east võrreldes on nagu see trend on kehvem ja et kuidas seda toetada, on meil väga suur fookus ja küsimus hetkel. Kas seda saab võtta ka lahti nagu vanusegruppides, et ütleme, et me räägime siin praegu, ütleme meestest 30 kuni, ma ei tea, 50, et kuidas nende liikumisega on, et see on niisugune oluline sihtgrupp? 30 kuni 50, ütleme klassikaliselt on see, et selle eaga siis liikumisaktiivsus läheb nagu vähemaks, on ju. Ja kusjuures seal 20 kuni 40 on see mingisugune selline suurem liikumine, aga pärast seda siis jällegi see kurv läheb allapoole ja noortel läheb ka siis, ütleme, meie uuringus küll oli see 16 ja 69 vanuse vahemik, aga üldisest statistikast me näeme siis näiteks, kus on need kooliõpilaste uuringud, me näeme seda, et see ärakukkumine siis ja üldse liikumisaktiivsuse vähenemine seal kuskil pärast 11. eluaastat hakkab nagu toimuma ja seal on väga väike proportsioon tegelikult, kes üldse täidab neid soovitusi. Et need problemaatilised kohad on siis kuskil see teismeiga või puberteediiga, mis on seal 11 kuni, ma ei tea, 13, 14, 15 on ju, võib olla. Kas on veel mingid sellised kriisi või niisugused kriitilisi kohti? Tegelikkuses see pilt on kõik selline tumehall, et
et päris nagu sellist, et hurraa, me oleme Euroopa liikuvaim rahvas, päris sellist hetke ei ole nagu ühegi vanusegrupiga, mis tähendab seda, et noh, see võiks meie väikse riigi selline väike eesmärk olla, mis väike, see on suur eesmärk, olla Euroopa liikuvaim rahvas, sest et mõtle, meil on vaja ainult 1,3 miljonit inimest ära veenda, aga lähed siin kõrvalriikidesse, nad peavad juba mitmeid miljoneid veenma ära selles, et see on oluline. See kõlab asjana, mida võtame ette ja hakkame tegema, eks meie oma saatega oleme seda liikumist ju samamoodi propageerinud igast asendist. Kui korra, uuringud on, nad annavad mingisuguse pildi, olgu see siis hall, must või roosa või mis iganes hele, mis iganes tooni, aga mis sellest saab, mis on see tarkus, mida me tegema hakkame, mis on retsept, mida me siin saame meestele ja meie kuulajatele öelda? Sa mainisid just sõna retsept, tegelikult ka meil sihtasutusena on algatatud siis see liikumisretsepti väljatöötamine ja piloteerimine ja tegelikult see on teadusuuringuna praegu hankeprotsessis, kus tuleb parim pakkumine sellele konkreetsele liikumisretsepti disainile ja siis võib-olla 5-10 aasta pärast me loodame näha, et see on süsteemne lahendus tervishoiusüsteemis, kus perearst mitte ainult ei ütle, et sa peaksid liikuma 2,5 tundi nädalas või enam, vaid et mis see tegevuskava on. Järgmisel 3 kuul sa teed neid ja neid asju ja kelle juhendamisel, kui perearstil endal töölaud on paks, siis ta peab suunama ja kuhugi siis viima selle, sest meil on, me teame, et see tervishoiusüsteemi rahastus on hetkel kriisis ja meil on väga vähe suunatakse ennetustegevustele rahastust, mistõttu peaksime nagu tervikuna ka mõtlema, et äkki ennetustegevus ja häid näiteid on olemas, et see ennetustegevus võib suurt mõju avaldada, näiteks ise tooksin välja Norra mudeli, kus on tervisekeskused ja nende tervisekeskustes siis toimub selline nii-öelda mudel, kus inimesed, sealhulgas mehed tulevad 3 kuuks, ehk 12 nädalat tehakse neil harjumuse kujundamise treeningprogramm ja pärast seda siis see mudel ütleb, et nüüd sa oled selle programmi saanud, see on siis kohalike omavalitsust ja nende tervishoiusüsteemi koordinaatori Helse direktoreti selline programm ja pärast seda nad siis saavad iseseisvalt edasi teha, aga meil on väga vähesel määral selliseid programme, kus tõesti neid abivajajaid, kellel on väga vähene liikumine, kes ei leia motivatsiooni ja seda nagu süsteemset lahendust meil hetkel ei ole veel, aga võiks tekkida. No kui vaadata nüüd teie sihtasutust ja neid uuringuid, kas on veel midagi, mida me peaksime siin rõhutama? Või me võime hakata kohe minema retseptile, et kuidas siis sinna diivanilt ukseni jõuda? Väga lihtne oleks öelda, et see kõik algab on ju kodust, et olgem lapsevanematena hoolsad ja nii edasi, aga tegelikult ma ütleks, et riigina paneme rohkem rõhku ennetustegevustele. Et iga euro, mis me paneme ennetusse, tegelikult toob tagasi kindlalt. Jah, odavam on ennetada, kui siis ravida pärast, jah? No ma isegi kasutaksin terminit, et me investeerime sellesse, et me pärast ei pea lappima neid ravijärjekordi enda eelarvega. Kuidas saada diivanilt tossude juurde ja õue? Ma ütleks, et kui peab ühe kavala nipi ütlema, siis muretsege endale sangpomm, mehed 20-kilone ja naised 12-kilone ja pange see ukse ette endale, välisukse ette, niimoodi, et kui sa kodust välja hakkad astuma, sa ei saa ennem sealt mööda minna, kui sa selle üles tõstad ja kuskile mujale paned. Ja juba ainult selline väike asi juba paneb sind mõtlema siis nendele asjadele iga päev natuke rohkem. Te saite aru praegu, mida te tegite? Inimesed lähevad jooksevad sangpomme ostma kauplustesse. Ma ei ole seda soovitust varem kuulnud, aga ma olen kuulnud seda, et mis nüüd mul on juba, ma ei tea, 40 aastat turjal, kas ma üldse võin hakata liigutama? Kas on mingisugust näidustust, et ei tohi?
No mina saan rääkida konkreetselt uuringutest ja üks väga spetsiifiliselt meestele suunatud uuring, mis on küll 2002 aastast, aga ta on kuskil 6000 meest võeti koormustestidele ja leiti, et ükskõik milline risk sul on siis tervise kontekstis, kas sul on kõrge kolesterool, kas sul on ülekaal, kas sa suitsetad, kas sul on diabeet, ükskõik, kas sul oli see diagnoos või mitte, parema siis ellujäämise võimalusega olid alati need, kes suutsid ka koormustestil suurema hapniku tarbimise ehk siis suurema töövõimega töötada, mis tähendab seda, et nagu ütlesin, vastupidavus parandab seda hapniku tarbimist ja kui see on nii madal, et see ei jaksa isegi trepist üles minna, siis see on kohe selline terviserisk, mis ma ei tahaks küll rääkida nii mustades toonides, aga see on surmarisk päriselt. Ehk siis praegu tõendid viitavad küll selleni, et see risk, et sa midagi valesti teed, see on väiksem kui see, et sa tegematusest siis päriselt võidki ära surra. Teil on seda tarkust ja kompetentsi seal keskuses väga palju. Kas see on ka kuidagi kättesaadav, kui mina praegu kuulan või meid keegi kuulab, vaatab, et ta tahab seda kõike ise lugeda, süvitsi minna, saada retsepte? Mis on see lugemissoovitus? Kõigepealt ma alustaksin meie veebilehest liigume.ee ja teine koht, kus meil väga pidevalt on siis informatiivne ja sotsiaalmeedia kontekstis kaasav sisu, on siis Facebooki Liigume lehel. Nii et tuleb lihtsalt sinna piiluda, vaadata, seal on retsepte, nõuandeid, inspiratsiooni. Et mis on sinu enda selline eesmärk järgmine liikumise mõttes? Mis sa teed? Jah, nagu ma ütlesin, ma olen tulemustele orienteeritud inimene, siis minul on hetkel registreeritud Pariisi maratonil 12. aprillil siis see 42 kilomeetrit. Ja aprill, me teame, on südamekuu, nii et ära siis oma südamele liiga tee. Annan endast parima. Meie saade lõpeb alati sellega, et ma küsin kõigilt meestelt, kes meil siin käivad, ühe küsimuse. Ütle sina ka, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis on sinu retsept, kogemus, praktika? Hästi konkreetselt siis ma proovin igas päevas leida selle liikumisampsu ja päriselt iga päev minna korrakski õue, et see on üks prioriteet, et ma vähemalt selle pool tundi peaksin ikka suutma päevas leida ja minu enda nagu kogemusel, kui sa leiad selle hommikul, siis on parem kui õhtul, sest õhtul sa oled väsinud ja ütled endale, et ai, mul on ajapuudus, ma olen väsinud, et pigem hommikul teha kohe asi ära ja siis on tegelikult süda rahul. Aitüma! Meiega täna oli Henek Tomson, kes on liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusjuht ja hoiame sulle pöialt nii siis lasteaia teel kui ka maratonil Pariisis. Aitäh! Aitäh ja kuulake ka meie varasemaid saateid, leidke meid nii Facebookist kui Instagramist, kui külastage meie veebilehte. Mehed hakkame elama!